nii, tere tulemast Tarkvel teadul looja Youtube'i kanalile ja Facebooki lehele. Mina olen täna siin koos imelise naisterahvaga, kelle nimi on Kaidi Karilaid. Ja Kaidi on minu vaateväljast vaadatuna üks imeline, ma tahaks öelda ikkagi nagu valguse kandja või eestvedaja, kes siis näitab suunda, kuhu poole liikuda, kus on helgem, kus on kergem ja kus on avaram ja kuidas elada läbi oma südame ja läbi oma kehastuse. See on vähemalt see, kuidas mina siit vaadates, oma mätta otsast vaadates sind olen kogenud. Võib-olla sa tahad ise veel paari sõnaga juurde öelda, et millega sa tegelikult tegeled, mis on sinu see kehastuse roll siin praegu planeedil Maa? Tere, Kadri, kõik teised ka. No väga ilus sissejuhatus. Ilus peegeldus, aitäh. Ma tahaks ütelda, et päris keerukas on nagu defineerida seda, sest et mul on sihuke hästi ettearvamatu. Aga mis ma nagu näen sellisest suurest pildist on enim see, et ma janunen teadlikkuse järgi. Ehk siis minu kõige siuksem suurem inspiratsioon siin inimkehas naisena on saada teadlikkusi ja olla teadlik ja kehastada teadlikkust. Et see on võib-olla ainsana kõige siuksem lühidam kokkuvõte. Mul tuleb kohe siit selline küsimus, et mis see teadlikkus sinu jaoks tähendab? Olla kõik, valida ükskõik mida, võimet luua, pidevalt muutuda, olla täiesti ettearvamatu, defineerimatu ja kõike seda selles protsessis nautida. Ja see kõik on nagu on. see kõlab ülilihtsalt niimoodi nagu, et see jah, et ühesõnaga me oleme pikalt käinud seda enesearengu teed ja avastanud seda, või nagu liikunud selle teadlikkuse suunas on ja tahtnud nagu seda kätte saada ja aru saanud sellest, et kui see on nagu mingid killud sellest avanevad, et siis elu läheb lihtsamaks, aga tegelikult ei ole olnud, ma arvan, et ka minu jaoks kindlasti mitte selle teadlikkuse arengutee just kõige lihtsam. Et kuidas sa oma mätta otsast seda kommenteerid, et millised hetked on need, mis on tegelikult avanenud sinu teadlikkust? No, neid on päris palju. Ütleme siis niimoodi, et ei tahaks seda mõtet ütelda, aga tuleb ütelda, sest see on fakt, et kõige hullemad kogemused on olnud kõige suuremaid kingitusi. Ehk siis muidugi kõige rohkem ma võib-olla tunnetan seda, et sellised hetked, kus ikka on sellist tohutut taipamist hetkedel, kus ma olen saanud aru, et kui palju ma olen ennast reetnud, kui palju ma püüdsin elada nii-öelda kokkulepitud projektsioonide või ootuste põhiselt, nagu me siin suures jaos enamik inimesi planeedil on ju. Et nagu püha püss, kes ma olen siis, kui ma ei vasta projektsioonidele ega projitseeri midagi endale. Ja siis see põnevus või see hull julgus tuleb minul alati esile sealt kohast, et okei, ma tahaks nagu nii nüüd kogeda seda, mis sealt tuleb, aga muidugi see on olnud ülimalt tihti inimesed arvavad seda, et teadlikkuse tee, et see ei ole mingi koht, et ma nüüd jõuan kuhugi kohta, on ju. Et see on tee, et nagu täiega lihtsalt kogeda kõike. Ja selle kogemuse ja selle teekonna juures on võib-olla siis see koht, et minu puhul, et ma märkan endas, et ma ei karda väga midagi. Et siuke pealtnäha paljudel inimestel ma tundun hullult julge. Kui tegelikult see on see koht, et ma lihtsalt ei lepi vähemaga, mitte hinnangust nagu vähemaga,
vaid siin on veel midagi, siin on nagu veel midagi, siin on nagu veel midagi, et see põnevus nagu elu vastu, et mis siin nagu veel saab sündida, et see teadlikkus. ja pole olnud üldse kerge. okei, aga kui ma mõtlen täna nagu ütleme siis keskmine naine, kes on võib-olla juba nagu avanud seda ust, et ta saab aru, et midagi peab muutuma. et see koht, kus ta on, et tal täna enam nagu see ei meeldi, noh, see ei toida, see on nagu sihuke dead end. et mida sa oskad soovitada nagu nendele naistele, kes on sellises kohas, et kuidas see nagu pall veerema saada, kuidas julgeda minna nagu sellest kõige, ütleme siis sellest kõige valusamast, kõige pimedamast kohast läbi. Lihtsalt ma saan aru, et sina oled sealt juba läbi läinud või korduvalt ja korduvalt, et võib-olla nagu on sul mõned sellised tõukesõnad või või nagu julgustavad sõnad, mis panevad inimesi julgema liikuda sellest pimedusest läbi. Mulle tohutult meeldib üks lugu, mis otseselt peegeldab seda, mis ma tahaksin ütelda kõigile. Ma mäletan, kuidas täpselt oli, aga ühesõnaga selle loo sõnum, ma ütlen selle sõnumi lihtsalt ära, on see, et kõik lõpeb. Et sul on kehv olla, sul on nagu siga raske, see lõpeb varsti. Sul on nagu suurepärane olla, sul on nagu juhu, see lõpeb varsti. Ja kui me selle taipamisega, et see on normaalsus, et kõik lõpeb ja algab ja lõpeb ja algab ja lõpeb ja algab, siis tegelikkuses me harjume sellega ära ja võtame selle keeruka hetke sellise lõdvestusega vastu, see on siis üks asi, üks siuke nõuanne, et lihtsalt julgeda usaldada seda hetke või seda momenti, kus on nagu nii hullult raske, see möödub, see läheb mööda. Ja teine asi, et lõdvestu ja aeglusta. Sest nii nagu üks ütlus on samuti, et kui ma lõdvestun ja aeglustan, siis ma hakkan kuulma. Ja kui ma hakkan kuulma, siis ma saan teadlikkusi. Eks tulen mul tekivad valikud. Aga et see lõdvestumine, aeglustamine, ja siis lõdvestamine selle raskuse sisse või selle keeruka koha sisse või selle, ma ei tea, reetmise sisse või et minu lemmikküsimus, ma elan küsimustega. Ehk siis, kuidas ma saan sellesse hullumajasse siin praegu lõdvestuda, kui on mingisugune tohutu pöörane hetk, on ju, või olukord. See kõlab ajule, minu ajule ja kui ma juhendan naisi, siis ma samuti kogen seda, kuidas see nagu koheselt võtab sellise pinge maha. Ja keha lõdvestub, sest kui keha lõdvestub, siis saab hakata nagu muutust toimuma. Ja rõõm saab tulla ja ruum saab tulla ja kõik see asi, mis hakkab koheselt muutuma. Et minu tohutult suur inspiratsioon on keha. Kuidas keha on see, kes juhib meid tegelikult naistena. Ja see vägi, mis keha omab, see on väga-väga suur ja üldse lõdvestumine, see aeglustamine ongi see, kus tegelikkuses ma lihtsalt luban endal hingata. Tulla kohale, tulla siia praegu sellega, mis on. Ja lihtsalt hingata. Ja need on taaskord sellised, ma tahaks öelda, et kõik need, kes on sellel teekonnal juba mõnda aega käinud ja enda neid protsesse läbi teinud, nad on nagu üks-ühele jõuavad täpselt samade märksõnade juurde. Aga ma mäletan enda reaalsuses seda kohta ja ma tean, et kuna meie reaalsus on üles ehitatud sellisele nagu ebareaalsele spurdile, närvisüsteem on kogu aeg pingule tõmmatud ja kõik lihtsalt tormavad kuhugi nagu hommikust peale kuni õhtuni välja. Et nagu, kuidas see inimene, kes ei ole veel enda reaalsuses seda taipamiseni jõudnud, kuidas temale nagu seda kuidagi nagu edasi anda, et kuidas teha seda, kuidas seda stoppi teha?
nagu seal on nagu mingi murdekoht, kus käib see, et sa saad aru, et okei, mul pole enam teist varianti, ma pean see stopi tegema. Siin on mitu teed, see, kuidas ma nii, nagu nii. juhendan, siin on mitu teed. Kõigepealt, kui naised teil mind kuulate seal, siis kõigepealt sa pead endale tunnistama tõde. Väga ausalt. Kas sa tegelikult soovid olla õnnelik ja vaba? See on esimene küsimus. Sest, et me oskame hullult hästi laveerida oma selle asjaga siin. No ma tahan küll, jah, ma soovin küll, aga, ja siis on must miljon alateadlikku, peidetud, varjatud hinnangut, lugu ja kõike muud, mida me ei taha vaadata. Sest me lähtume siit peast. Ja see on esimene küsimus küsi endalt, on ju. Tõde, kas ma tegelikult soovin olla vaba ja õnnelik, sest kui sa saad vastuseks ei, siis see on suur tõde ja selle paljastamine annab juba sulle järgmise sammu, et oi pagan, mis mõttes vaata, oi kui hästi keha praegu reageeris. Yeah. Ja siis sa saad alles hakata nagu päriselt otsa vaatama endale, on ju. Sest me armastame kõiki tohutult hullult ilusaid vastuseid, et jaa, tahan küll, on ju. Oot. Aga küsi endalt tõde, kas ma tegelikult soovin, see on üks pool siis. Ja siis sa saad sealt, siit hakkame paarnema. Sest see aru saab võib-olla, et ma käin tohutult mingit enesearengu teed ja mässan ja möllan oma igasuguste alateadlikkuse muutmisega või perekonnasüsteemi muutmistega või asjadega. Aga kas ma tegelikult, aga tõde, kas ma nagu mina päriselt soovin olla vaba ja õnnelik naine? Ja kui sa pead küsimuse ette tõde, sa ei saa endale valetada, see lihtsalt ei ole võimalik. Teine pool on teine asi, mis ma kindlasti järgmisena küsiksin, on ju. Kui sa nüüd seda tead, siis sa oled valmis pühenduma iseendale. Isegi kui mul puudub igasugune arusaam sellest, mis asi see tähendab. On ju? Sealt tuleb jälle vastus jah või ei, eks ju. Aga et need on kõige esimesed asjad. Et kuidas sa saaksid, ka siis, kui sa vaatad mind või kuulad, et küsi endalt, sest et see süda teab, süda on ju meil teadagi ju 5000 korda võimsam kui see, mis meil siin peas kogu aeg nuputab igast asja välja, on ju. Ja üks küsimus veel, et kui süda praegu räägiks minuga, siis mis mu süda ütleb mulle, on siis veel üks küsimus, sest et süda ei valeta ka kunagi. Ja siin tuleb jällegi üks selline väike konks võib-olla siia nähtavale, et kas ma üldse kunagi olen oma südamega suhelnud? Ja kui pole, siis nagu, äkki oleks nüüd aeg. Nii ilus, täiega. I got it. sa annad seda nii mõnusalt edasi mul täiesti, mu süda laulab praegu. Okei, aga ütleme niimoodi, et universum või siis looja või loojad läbi meie on tegelikult juhetanud meid kokku ka ühele ühisele koosloomisele, mida me siis alustame juba 6. jaanuaril. See on siis 12-nädalane teekond naistele, et just tuua läbi seda naiselikku tarkust ja jumalanna teadlikkust või sellist jumalanna või siis üldse nagu looja teadlikkust, kõrgemaid teadlikkuse ruume teistele naistele ja kõigile, kes sellel teekonnal osutavad kaasa tulla. Et mis oleks võib-olla sinu jaoks või sinu poolt need märksõnad naistele, et miks nad peaksid või võiksid kaaluda sellel teekonnal tulla? No kõige esimene asi, mis pähe tuleb kohe on see, et miks mitte? Sest et minu see sisemine miski, see minu see on osa ütleb alati, et aga midagi sihukest on, aga miks mitte? See on üks pool. Mina isiklikult olen uudishimulik ja ma vaatan lapsi, siis lapsed on ju alati ka väga uudishimulikud ja sealt kõik need teadlikkused ju, mis nad elust kaasa saavad, eks ju, nad kogunevad. Et see on üks pool. Aga teiseks võib-olla nagu seda, et nii-öelda see jumalanna ei ole mitte midagi muud kui ehe sina. Ehe mina. Ehe sina. Nüüd tuleb uus küsimus, et mis see ehe on? Ehe on see, kus sa tegelikkuses ka julged või hakkad julgema või hakkad nägema, et see on nii lihtne.
et sul ei ole midagi viga. Sa ei pea kuhugi jõudma, sa ei pea kellekski saama, sa ei pea midagi tõestama, sul ei ole vaja midagi saavutada. Sul ei ole mitte midagi viga. Ainus asi, mis sind takistab nagu päriselt olema õnnelik ja vaba, on kõik sul, meie endale antavad hinnangud ja need projektsioonid ja need ootused, mis istuvad vaatenurkades kinni, ehk siis nagu süsteemis kinni. Ja selleks, et seda lihtsalt teadvustada, lihtsalt nagu, aga miks ma peaksin ennast nagu arvustama? Miks ma peaksin endale andma hinnanguid? Miks ma peaksin üldse kuhugi jõudma? Et kelle mõte see üldse on? Kus ma selle võtsin? Et kui ma olin väike laps, 2-aastane, kas mul oli peas mõte, et ma pean kellekski saama? Et ma olen ju siin. Eks siis ma tahan lihtsalt öelda naised, et see sündmus on nii puhas ja nii ehe selles kohas, et sa hakkad aru saama, et sul ei ole midagi viga, number 1. Number 2, sa oled paganama võimas, äge, särav, erakordne olevus. Number 3, sa oled tark, lihtsalt me pole julenud oma seda tarkust iseendana kehastada siin elus, sest et see pole vastanud nendele standarditele, mida maailm on meile õpetanud. Et sa võid vabalt seda teha. Ja see jumalanna ei ole mingisugune tohutu mis on jumalanna keel või tarkus ja armastus ja kogu see asi ei ole mingi spirituaalne bullshit. Vabandust väljenduse eest, aga ma olen väga otsekohane. See on täiesti ehe, kui sa julged teada seda, mis sa tead selle naisena, kes sa oled. Ja kõige tähtsam, et sa juba oled. Ja sa ei pea sellele mingit silti andma. Et see on see põhjus, miks mina näen, sest kõik need naised, kes eetrisse tulevad meie ette siin, sealhulgas ka mina, eks ju, siis nad on kõik selle oma blueprinti või selle oma miski tohutu võimekusega ees, selle kogemusega, selle tundega, selle erakordsusega, kus nad ei peida seda iseendas. Ja see ei tähenda, et mis ma olen ise märganud paljude inimeste puhul, et see ei tähenda seda, et mis ma nüüd ütlen, et selleks tuleb mingi tohutu teekond läbi teha, mingi tohutud rasked asjad ja tohutud keerukad, ma ei tea, teraapiad või pikki aastaid midagi kogema. Vaid see võib nüüd juba sündida niimoodi nipsust. Võib-olla see 12 nädalat või 12 naist, keda sa kuulad ja oled valmis kuulma, kannavad mingit sellist sagedust või mingisugust sellist energiat, kus sa tunned iseennast ära. Et asja point ei ole sulle midagi õpetada, eks ju, naine. Vaid asja point on see, et sa koged seda, mida nad jagavad, mis nad on. Ja sa nopid sealt enda jaoks selle tõe, mis oled sina, mis resoneerub sinuga. Sest kogu selle sündmuse eesmärk on äratada sinus see, mida sa tegelikult tead. Sa tead seda. See ei ole midagi, mis me siin teadame. Aamen! Me oleme võib-olla lihtsalt nagu laud. Me oleme lihtsalt nagu sellised nagu häälekad selles, milles me oleme siis meie ehedad, eks ju. Mina minuna, sina sinuna ja siis teised iseendana. Jaa, ma praegu kuulasin sind taaskord, ma ütlen, et sa müüsid selle ürituse mulle praegu maha. Aga tõepoolest ma pean tunnistama, ma ootan seda metsiku põnevusega ja tahan olla kindlasti või olengi kõikide naiste nendes sessioonides ka ise kaasas, et saada ka ise osa, saada ka ise neid koode, saada ka ise seda peegeldust, et see on minu jaoks on see fantastiline võimalus nii ägedate naiste nagu põhimõtteliselt justkui nagu üks-ühele eetrit saada. Nagu tunnist kuni 2,5 tunnini, et mõned naised meil on väljendanud, et neil on nii palju jagada, et nad ei mahu 1,5 tunni raami, et nad tahavad rohkem anda. Et see saab olema üks võimas start, ma arvan, selleks uueks 2026. aastaks, et
uh, kananahk on püsti ja ülevus on sees selle ürituse ees. igal juhul ma arvan, et me olemegi Kaidiga sinuga praegu sellise väikse sissevaate sinu energiasse ära teinud ja natuke sellest event'ist ka juba rääkinud, et võimegi siinpool otsad kokku tõmmata. kas sul on võib-olla naistele veel, ükskõik, kas nad tulevad sellel teekonnal kaasa või ei tule, anda selline viimane väike kalliskivi kaasa sellest meie kokkusaamisest siin praegu? ainuke oled siis, et küsimus, et mis siis, kui see, kes sa arvad end olevat, on ainult üks pisike osa sellest, kes sa tegelikult oled. aitäh, aitäh. aitäh. väga ilus lõpp, suur tänu sulle, Kaidi, selle väikse koosloomise eest siin ja näeme juba peatselt meie megaägedal algaval teekonnal. ja Aitäh, naised, kes te soovite saada lisainformatsiooni selle ürituse kohta, siis siinsamas video all on link selle jaoks teile. olge hoitud, näeme jälle. tšau. tšau.